Tere hommikust Sillamäe. Tulime siia ühte jalakat raiuma, ühte õunapuud raiuma. Jalakas on siin. Muidugi need kaks autot ei ole seal, ma ei tea, Iidamast ja Aadamast just liikunud. Need oksad on selle kohal. Siis peaks poole vaatama, kas auto jäi terveks või auto ei jäänud terveks. No, mina arvan, et 100% peaks terveks jääma. Siis selline õunapuu seal. Lõpus siis vaatame, kas jäi või ei jäänud. Aga ma arvan, et jäi. Aga vaatame siis. Puud on maas. Ja autod paistavad olevat terved. Enda teada ise ei lõhkunud mitte midagi. Ja siin on see õunapuu. Ja seal on jalakas. Isegi lehed on auto peal alle seal. Nii, nüüd olid siis puud raiutud ja nüüd tuleb nii-öelda 4 puu hooldus. Aga see hooldus on nüüd natukene sitasti, ütleme niimoodi. Pigem on see, et nad on kunagi omal ajal tulbastatud kõvasti asjatundmatu inimese poolt, lootes teha puuhooldust ja enda arvates head. Aga tulemus on üpriski pask. On näha nüüd, siin kohas on näha, et selle koha peal on näha uued vesivõsud. Aga vesivõsu ei ole nüüd oks, mis puu sisse kinnitub, vaid vesivõsu kinnitub koore alla. Ja see kukub nüüd mingil vaiksel päeval nagunii alla. Aga õnneks me lõikame selle täiesti tagasi sealt. Siin all on ka, need jäävad siia nagu postid nüüd. Et mitte midagi ilusat ei jää. Ja arboristid tavaliselt seda ei tee. Siin on nüüd 3 tükki ja see seal on pärn. See läheb ka siin. Vaatame siis. Nii, puud said lõigatud täpselt tagasi sinna, kus umbes hinnanguliselt 5-6 aastat tagasi lõigati. Peab ütlema niimoodi, et ega see pilt ei ole ilus. Aga võib-olla mõnele meeldib sellepärast, et mõne teise rahvuse käest me saime päris kõvasti kiita, et väga ilusad puud. Aga ma mõtlen ausalt, et nendest puudest ei ole asja, need tuleks maha võtta üldse. Aga pigem on see, et kui sa tõesti lased, hooldad ise, sa ei tea asjast mitte midagi, sa rikud need puud ära. Ma tean seda väga hästi ja ma olen saanud seda puude rikkumist inimese enda poolt tunda oma nahal ikka väga kõvasti.